Tänane 8. küsimus on rahandusminister Jürgen Ligile, küsib Riigikogu liige Anti Poolamets ja teemaks on USA ja Eesti suhted. Anti Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja. Mul on tõepoolest mure, et kuude kaupa on Eesti avalikkuses näha olnud, et meie võtmeliitlast rünnatakse üsna valimatute sõnadega, seda ka ministrite tasemel. Eriti on silma jäänud rahandusminister Jürgen Ligi. See ei ole üksik emotsionaalselt üles köetud meesterahva hüüatus, vaid see on üsna järjepidev USA ühiskonnakorra halvustamine. Võin tsiteerida mõningaid kohti, kus Jürgen Ligi ütleb, et Trump ja Putin teeb koostööd Putiniga raketirünnakutes Ukrainale. Me loeme sisuliselt välja, et tapab inimesi Ukrainas. Selline siis on tema arvamus. Siis ta ütleb, et Trumpi eemaldumine demokraatiast tähendab lähenemist Aasiale. Eks ole huvitav, et USA on nüüd ebademokraatlik riik, et kellega meie peame siis kuidagi hakkama saama, nagu Putini Venemaa või Puna-Hiina ja sellist teksti kogu aeg tuleb. Et see inimene ise ütleb, et ta on olnud välisminister, ma ei tahaks seda kohe uskudagi, kui sellised väljendused lendavad ja väga järjekindlalt, et USA ei ole enam demokraatia ja et see halvendab oluliselt meie liitlassuhteid. Ja õigupoolest see on vihjamisi küsimus ka peaministrile, et äkki te kuidagi võtate midagi ette, sellepärast et ministrite tasemel ei saa sellist lamedust ja rämedust lubada, et USA ei ole enam demokraatia. Kellega me siis veel suhtleme? Kus meil siis veel liitlasi võtta on? Et selline labane, ebateadlik laiamine ministri poolt kahjustab liitlassuhteid, kellest me oleme rääkinud, et paarkümmend aastat oleme rääkinud, et liitlassuhteid tuleb hoida. See küsimus mul ongi, et kuidas siis kas Jürgen Ligi kavatseb hoogu maha ka võtta või peab USA-d edasi ebademokraatiaks? Aitäh, härra minister, palun. Aitäh. Huvitav, et te tunnete muret selle üle, et USA saab kriitikat. Ta saab kriitikat üle maailma ja ma võin kõiki neid väiteid ka konteksti pannes avada, kaasa arvatud USA demokraatia tendentsid, aga te ei tunne muret ainuüksi tänase pealkirja pärast, mis kõlab niimoodi. Trump teatas, et diile anuvad välisriikide juhid. Diile anuvad välisriikide juhid, ütleb ta oma liitlaste kohta. Diile anuvad välisriikide juhid, edasi suudlevad mu tagumikku. Teid ei häiri see, teie arvates on see normaalne suhtlemine maailmaga. Teid ei häiri see, et liitlane lihtsalt diilide nimel kehtestab kõigile mitmekümneprotsendised tollid. Ei häiri teid ja ei tohi kritiseerida seda või? See on minu eriala, see on hulk minu akadeemilisi erialasid, mida ma õppisin 2 järgus ülikoolis. Et mille üle te muret tunnete? Tollid, kui on jutt käibemaksust, siis on teil hüsteeria lahti, riik ei tohi makse kehtestada. Aga siin kehtestatakse just inimestele maksud. USA kehtestab oma ettevõtetele inimestele maksud, mis diskrimineerivad, mis on ebaproportsionaalsed, karistavad, kutsuvad neid diilitama midagi, mitte ühishuve teenima, vaid ja majandust arendama, vaid diilitama kuidagi. Et äärmiselt huvitav. Tollide suhtes on lauskriitika. Isegi Elon Musk on öelnud, et see nõuandja on loll nagu kotitäis telliskive, kes sellise tollipoliitika välja on kujundanud. Tollide efektiivsus, tasuvus võib seisneda või võib olla tõsi sel juhul, kui üks pool kuidagi subsideerib. Olgu kas või sotsiaalselt, olgu keskkondlikult või ka otse peale makstes oma tootjat ja siis teine riik, kes tunneb ebavõrdset konkurentsi, on seda tõestanud, siis kehtestab tollimaksu. Meie näiteks kehtestasime minu ka nõusolekul või pigem kaitsekõne järel
siis Hiina autodele, seepärast et seal on väga palju subsideerimist. Hiina elektriautod said tollid valitsuse otsusega. Aga selline tolli maksustamine, et mul lihtsalt ei ole midagi müüa neile, järelikult ma kehtestan neile tollimaksud, sest neil meile on müüa. Vaat see on rumalus. Ma võin teile rääkida maksebilansist, kus see raha tuleb, mille eest siis USA rohkem kaupa ostab, kui müüb. Aga kõik algab ikkagi sellest, et USA on saanud kasumlikuma majanduse ja ostab kaupu, millega raha teenida raskem välismaalt. Ja seda ei korrigeeri olulisel määral mitte tollidega, see tähendab tegelikult vaese majanduse endale meelitamist. Aitäh. Aitäh. Aga me saame seda diskussiooni jätkata, sest Anti Poolametsal on täpsustav küsimus. Palun. Tänan, juhataja. Te läksite kohe tegelikult teise teema juurde. Ma nimetasin mõned väga konkreetsed juhtumid, mida te kasutate siin, et USA ei ole enam normaalne demokraatia, mis on väga räige seisukohavõtt. See tähendab, et te ei tunnista sealseid valimisi, te ei tunnista sisuliselt selle valitsuse legitiimsust, te väljendate, et meie võtmeliitlane siis tegelikult ei ole adekvaatne riik, võrreldate sisuliselt Mongoolia või Puna-Hiinaga, kus ei ole demokraatiat, ja see on väga ohtlik. Ja see ohustab minu hinnangu meie liitlassuhteid päris selgelt. Oleme nüüd ausad, et siin on ka teravusi olnud varem, aga vähemalt mitte sellisel moel nagu teie, kes ministrina seda siin jätkuvalt teete. Juhtub emotsioone, ma saan aru, te olete pidevalt emotsionaalselt üles köetud, aga see on süsteemne. Te praegu nimetate mingi lollpeaks Trumpi, kellel on seljakotitäis telliskive kaelas, eks. Kas see on adekvaatne? Kas see on adekvaatne jutt, eks ole? Demokraatia halvustamine, siis seesama, mida ma nimetasin, et Trump koos Putiniga hävitab ukrainlasi. Kuulge, kas te ise mäletate neid jutte, mida te rääkisite liitlaste hoidmisest? Me oleme väike riik, me ei saa niimoodi teha, et üks minister praalib, elab ennast välja ja siis meie liitlassuhted on kahjustatud, teised peavad seda üles ehitama hakkama, peaminister peab hakkama vabandama. Ma tean, et mitmed reformierakondlased on mõistlikuma tooni võtnud, muretsevad selle pärast, kaitseminister eriti, aga te teete jälle maatasa kõik selle vaeva, mida teised proovivad siis olukorra parandamiseks teha. Et kuidas teie ikkagi seda näete, et mida teie peaksite tegema? Äkki peaks vabandama, äkki USA ikkagi on demokraatia? Aitäh. Ma järelikult siis teie vastusest sain aru või sellest küsimusest, et tegelikult kui teie saaksite, siis teie käiksite Trumpi tagumikku lakkumas, sest et tema seda ootab, ta on nii öelnud. See, mis puudutas telliskive, seda ei olnud mina, seda ütles Elon Musk Trumpi kaubandusnõuniku kohta, kes selle tollijama on kokku keeranud. Ta ütles, et on lollim kui kotitäis telliskive. Ma tsiteerisin seda. See ei olnud minu mõte. Mis puudutab seda demokraatia teemat, siis jah, on väga olulisi taandumisi tavapärasest USA demokraatiast, väga palju kohtuasju. Õnneks kohus seal veel töötab, aga on massiivselt antakse ju USA otsuseid, Trumpi otsuseid kohtusse. See, et üks uus valitsus, uus president võimule asudes oma korraldusega tühistab sadade viisi eelmise valitsuse otsuseid, lihtsalt kirjutab alla. See ei ole demokraatlik käitumine, see on diktaatori stiil. USA-s juriidiliselt võimalik, võib-olla vaieldav, aga see on teistmoodi demokraatia. Võt meie ei kujuta sellist asja ette. Ajakirjandus, kui üks president ütleb, et tema pressikonverentsidel nüüd saavad need ja need ajalehed ainult. Ja siis need pressikonverentsid näevad niimoodi välja, et need välja valitud, see on muide Putini stiil, välja valitud ajakirjanikud siis küsivad, et kuidas te küll saite olla nii tubli ja kuidas teil see ikkagi õnnestus. Sellest on konkreetsed videod, konkreetsed tõendid olemas. Et see ei ole vaba ajakirjandus enam, kui selekteeritakse, kes pääseb küsima ja kes mida küsida tohib. See on kohutav tegelikult. Kui kohtud on umbes valitsuse presidendi otsuste tõttu.
See ei ole ka toimiv liberaalne demokraatia ainult. Teil on ettekujutus EKRE-l, et kes enamuse saab, sellel on kõik õigused. Euroopalik, seni ka ameerikalik liberaalne demokraatia, vaba maailm tegelikult, demokraatia, päris demokraatia, tähendab seda, et valitute võim on väga rangelt piiratud. Võimude lahususe, seadustega, neid tühistatakse praegu, vaba ajakirjandusega, inimõigustega, majandusvabadustega, selliste asjadega. Ka majandusvabadust ju tegelikult Trump hakkas ju piirama sellega, et ta kaubandusele sellised maksud kehtestas. See on vabaduse ahistamine, see ei ole tavapärane maksustamine. Nii et mõelge järele, mis asi on demokraatia, mis on arenenud demokraatia ja kas USA-s on ikka kõik hästi, kui sealt tuleb selliseid poliitilisi otsuseid ja sellist retoorikat. Muide, mulle omistada selliseid asju ei saa, nagu teie esimees nimetas Ameerika presidenti korrumpeerunud närakaks ja siit samast puldist karjus saadikute peale, et olgu vait, nimetas neid põmmpeadeks ja nii edasi. Vaadake ikkagi endale otsa ja mõelge, kas te olete ikkagi legitiimne selliseid süüdistusi esitada. Aitäh. Nii, aga läheme edasi ja lisaküsimusele on registreerinud end kolleeg Rain Epler, palun. Jaa, aitäh, härra eesistuja, härra minister. Ma kõigepealt sissejuhatuseks mõnda teemat kommenteerin, mis te siin oma viimases vastuses rääkisite. No see süüdistus, et te ütlesite, et meie nägemus on see, et enamusel on õigus ja enamus võib kõike teha, ma ütleks, see oli nüüd küll demagoogia selles mõttes, et see peale viimaseid Riigikogu valimisi siin Riigikogu saalis tööle asunud koalitsioon ja tema teerullipoliitika on ikkagi olnud silmapaistev ja erandlik ja selle poliitika elluviimise tööriist on selgelt olnud härra Riigikogu esimees, aga koalitsioon on seda ühiselt surunud. Nüüd see, et sa kirusid USA demokraatiat ja presidendi välja antud täitevkorraldusi, jällegi ma ütleks, et kahepalgelisus, ma ei mäleta su kriitikat, kui Biden oma täitevkorraldustega elu kõvasti korraldas USA-s. See on selline, et sa jätad osa infot rääkimata ja mis puudutab ajakirjandust või sinu kriitikat selles osas, et mõndasid ajakirjandusväljaandeid enam Valge Maja pressiruumi ei oodata. Vaata, ajakirjandusega, see on CNN-i ja AP ja selliste nii-öelda lipulaevadega juhtus ju see, et nad tagusid inimestele pähe seda, et see, mis teie silmad näevad, et see ei ole tõsi, et Biden on väga teravas ja heas vormis ja nii edasi. Siis toimus Bideni ja Trumpi debatt ja seesama ajakirjandus oli sunnitud tunnistama, et nad valetasid terve selle perioodi, kui Biden oli kandidaat. Aga see selleks, see oli sissejuhatuseks. Ma jõuan küsimuse juurde. Te siin, nagu te enne viitasite, te olete korüfee ka välissuhtluse diplomaatia alal, et te olete seda õppinud ja kõik nii edasi. Aga võib-olla te annate oma nägemuse Soome presidendi Stubbi või näiteks NATO juhi Mark Rutte käitumisele, kes tegelikult nagu väga hästi ja häid suhteid püüavad hoida Donald Trumpiga, et kuidas te nende tegevust hindate selle kõige valguses ka, mis te siin täna rääkisite, et kuidas siis peaks või ei peaks käituma, et minu arvates nemad on lähtunud sellest, et Ameerikaga tuleb häid suhteid hoida ja on vastavalt ka tegutsenud. Aitäh! Aitäh! Ikkagi see demokraatia küsimus, te tõestasite, et te tegelikult ei saa aru, kuidas vabas maailmas demokraatia toimib. See ei ole see, et kellel kõige rohkem on hääli, see saab kõike teha. Et selles ongi vahe. Ja nüüd on küll tore see arusaamine võimude lahususest, et kui täitevvõimult küsitakse küsimus, siis vastust ei tohi kuulata. Et seda muidugi oleks natukene piinlik kuulata, et ei ole, tuletan meelde, et see, mis toimus siin Riigikogu saalis, kus parlament blokeeriti sisuliselt, see oli kõrgema võimu väljalülitamine ja Riigikohus, demokraatlik liberaalne institutsioon, tunnistas, et Riigikogu peab saama teha tööd ja juhatuse kohustus on see tagada. Ajakirjandus.
ei ole olnud ühtegi etteheidet, et kuidagi oleks siis see valimise võitja ahistanud ajakirjandust. Mitte kunagi. Meil ei ole ka sellist parteiliste kanalite võrgustikku, nagu on konservatiividel nii teil kui Isamaal. Et liberaalne demokraatia tegelikult ei tohiks lubada selliseid nähtusi, nagu on siis parteiga ühtekuuluv päevaleht ja suur päevaleht, on isiklikud saated päevalehel ja see, et artikleid avaldatakse ainult ühele partei siis toetajatel valdavalt. See ei ole enam vaba ajakirjandus Eestil, aga meie nii ei teinud. Ameerikas on sama tendents. Ma kirjeldasin. See, kas meile meeldib või ei meeldi, kas meile meeldib Hillary Clinton, ei puutu praegu üldse asjasse. Mina ei ole Bideni valija olnud, et te peate mulle seda Bidenist ja Clintonist rääkima siin, et räägime ikkagi demokraatia toimimisest. Ja mis need etteheited veel olid, et ma olen korüfee või mitte, aga see, millele ma viitasin, minu eriala on tegelikult see, kus majandus miks paikneb. Välismajandus, majandusgeograafia, selle mõttes ma võin mitte selles formaadis, aga pikalt selgitada, miks tollimaksud ei muuda tootmise paiknemist maailmas USA-le kasulikult. Nad muudavad kahjulikult. Nad saavad mingi kübekese vaesemat majandust juurde, aga see ei vasta nende konkurentsieelistele ja see kokkuvõttes heaolu ei loo. Nii et tollimaksude koha pealt ökonomistide konsensus on see. Võib-olla ei ole konsensus selles, kas see kaubandusnõunik on loll nagu kottitäis telliskive, et selles, ma arvan, on eriarvamusi. Aga need nõuanded, mis ta on andnud, kriitikat ei kannata. Ja ei kannata ka kriitikat see retoorika, millega siis Ameerika president tervitab oma liitlasi. Aitäh! Aitäh! Ja sellega on meie tänane infotund lõppenud.